Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 80. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna kutsusin küll ühe naisterahva, kellega meie tutvus oli hästi huvitav, me nimelt läbi raamatute saime tuttavaks. Kõigepealt vist läbi Anni raamatu ja siis läbi minu raamatu. Ühesõnaga sellest ma tahan ka täna veel rääkida, aga kõigepealt alustame tema praegustest tegemistest. Tere tulemast, Anni Pea. Tere, Regina. Ma siin enne saadet proovisin väga piinlikult ja väga niimoodi püüdlikult välja hääldada Verderholmi ja ma ei tea, kas mul see õnnestus. Õnnestus. Räägi palun lähemalt, mis asi see Verderholm on? Verderholm on Virtsu üks suurimaid arendusprojekte, mis aastate jooksul tehtud on. Selle detailplaneering algatati 2022 ja tänaseks me oleme sellises olukorras, kus detailplaneering on kehtestatud, 8,5 hektarist maast sai 29 erinevat krunti, nendest 11 elamumaad ja ülejäänud on tootmis- ja ärimaad ja transpordimaad. Ja eelmise nädala lõpuga saime kätte ka oma taristu ehitusloa, nii et nüüd hakkame usinasti torusid maases välja vahetama. Mis see tähendab selles mõttes, et kui keegi räägib sellistest projekteerimistest, siis mul tundub see nagu väga palju asjaajamist ja väga palju paberimajandust. Tõesti, bürokraatiat selliste arendustega on palju, aga ma olen ülimalt õnnelik, et me oleme valinud endale koostööpartneriteks ja töötegijateks väga andekad ja talendikad ja korralikud spetsialistid. Nii et väikestest upsidest ja asjadest mööda minnes siis oleme väga edukalt hakkama saanud. Kus kohas see arendus seal Virtsus asub? Verderholm asub täpselt Risti Virtsu maantee ääres, ütleme kilomeeter enne Virtsu sadamat. Vana kalatehas, ma arvan, et enamus, kes Saaremaal on sõitnud, on sellest tondilosside hulgas seal mööda sõitnud ja kindlasti on see silma jäänud. Enamus kinnisvaraarendajad teavad sükest osa nagu pruunalad ja see on pruunala ehk vana tööstuspiirkond, mida siis arendatakse uuesti elavaks piirkonnaks. Kuidas sina sinna paati sattusid? Selle kinnistu ostis ära 2021 K-Met, mis on traaditoodete tootmisfirma ja mina olin selleks hetkeks selles firmas töötanud juba julgelt üle 10 aastaga teise ametikoha peal. Ja eelmisel aastal mõtlesin, et võiks teha oma karjääris natukene mingi pöörde ja ettevõtte juht pakkus mulle siis selle koha arendusprojekti juhi kohta. Kui ta sulle selle pakkumise tegi, kas see jaa tuli sinu seest pigem ruttu või palju sa seda aega võtsid endale mõtlemiseks? No ma võtsin ikka siuke nädalaka ja seda seedimise momenti, et kuigi ma olen neid projekte ja asju siin teinud nagu kogukondade jaoks päris palju, siis see tundus siuke suur amps, aga nagu Regina sina tunned, siis ega ma siin risti väikeste ja suurte väljakutsete ees endale ette väga kiiresti ei löö, nii et see tundus väga hea pakkumine, natukene siin mõtlesin, kuidas saab see olema, aga jah, võtsin vastu. Ja tõesti on väga pöörane seiklus, aga mulle meeldinud see. Kuidas see pihta siis alustasid? Et mingis osas oli juba ju mingid tööd tehtud ka seal, eks ju. Aga kuidas siis sina üle võtsid? Mis sul need esimesed ülesanded olid nii-öelda? Eks minu esimesed ülesanded olidki need kõige suuremad bürokraatilised tööd, mis oli vaja alustada, mis oli seal edasi lükkunud. Elektriprojektid, taristuprojektid, meie K-Meti uue tootmishoone ehitusanke korraldamine, et saada paika investeerimiskava järgmistest aastateks, sest raske on planeerida, kui sa ei tea, kui palju midagi maksab. Ja eks see oligi minu esimene ülesande ja inimestega palju suhelda, arutada, kus maal me midagi oleme, mida on veel vaja teha, mis on vaja teha enne talve ootust ja sellised tööd. Okei. Ja tänaseks päevaks, nagu ma aru saan, on siis nüüd lihtsalt see moment ees ootamas, et kopp maasse ja lähme tegutsema. Jah, siin on nüüd natukene puhveraega, et need asjad saada ilusti jooksma, aga loodame selle aasta kindlasti juba saada suht kiiresti koppa maasse. Kas need elamukrundid on juba nii-öelda saadaval või need, kes nagu on hästi huvilised mere ääres elamisest, need peaksid kusagil silma peal hoidma? Elamukrundid on juba saadaval. 11 elamukrunti on pakkumises. Nendele teeme elektriliitumised, krundi ääreni ehitame välja ühisvee ja kanalisatsiooni liitumispunktid ja märtsis alates panin kõik müüki ja need on olemas üleval kinnisvara.ee lehel ja ka verderholm.ee lehel. Mida see Verderholm üldse tähendab?
Verder on vana Virtsu, ütleme siis saksapärane nimetus ja arvestades, kuidas need Eestis on kujunenud, need mereäärsete kvartalite nimed, siis brändina ja patenteerituna sai sellele Verderile panna Holm lõppu. Nii et Verder Holm on väga sobiv nimi sellele. Enamus hooned on seal keskmiselt 50-100 meetrit mere äärest. Aga sinu elu Virtsus, nii palju kui mina tean, oled sa terve aeg seal olnud, et kuidas tegelikult lood on? Eks ma olen siin hüpanud ühes kohas teise, aga pool elust olen tõesti veetnud ja Virtsu piirkonnas. Sündinud olen Hanilas, mis on 7 kilomeetrit eemal sellest. Käinud Tallinnas koolis, elanud Vatlas mingi periood ja siis 2020 kolisin Virtsu ja Virtsu ikkagi. Virtsu. Mis on see, mis on siin selles kohast nii kaua hoidnud, et tegelikult on tegemist ikkagi ju võrdlemisi rahuliku maapiirkonnaga või ma eksin? Ei, eks seal on pööraseid seiklusi igasuguseid asju korraldatud, aga mind hoiab ikkagi kohas see, et seal on minu pere, seal on minu vanemad, minu laps käib seal samas koolis. Mulle meeldib, et mu laps käib väikses maakoolis, mis tähendab, et ta ei ole suure klassi selles massis sees ja õpetajad suudavad lastele tähelepanu pühendada ja tõesti, mu laps, ma võin kiidelda, et mu laps on intelligentne, aga tõesti ma näen, et ta seal koolis õpib nii meeletult palju, õpib ka siuksed asju, mida meie omal ajal algklassides ei õppinud, on ju. Nutikad siuksed kõik tegevused, mida nad praegu hüved saavad, koori, proovid, tehnikatunnid, see on lihtsalt uskumatu. Kui meie käisime algklassides, oleks meil ka sellised asjad olla. Aga vähemalt on nüüdki olemas, on ju? Jah, see on väga tore. Ja me oleme ideaalses kohas, me oleme ikkagi logistiliselt samuti väga heas kohas. Pärnusse tulen ju 45 minutit, Haapsalusse 50 minutit on ju. Ja kui tahad, siis praami peale kohe ja Saaremaale, et seal ei ole suurt pingutus siis. Et see ise on nagu väike pingutus, et kus ta kuskile suunas liikuda, siis distantsid ei ole kuskile mingid kosmilised. Et vahetevahel jääb muljet, et kui kuskil maapiirkonnas elada, et siis on just kui kõik asjad nii kaugel, aga tegelikult on see kättevõtmise asi. Ja maainimese jaoks kõige tähtsam asi on ikkagi liikumisvahend, et kui sul auto on olemas, siis ei tohiks sind miski takistada. Ja kui see piirkond iseenesest pakub sükest rahulolu ja sükest rõõmu ja sükest nagu tõesti koduste tunnet on ju, no siis miks peakski mujala vaatama üldse? No täpselt, kui sa tunned ennast kodus seal, siis on tõesti hea olla ju. Aga Kaamet, kui sa sinna läksid, siis selle aja sees ka ju tegid erinevaid asju või ma mäletan valesti? Et Kaametis ma töötasin, siis ma jäin lapseootele, siis ma jäin lapsega koju, siis mul hakkas igav, siis ma hakkasin kirjutama, siis ma tegin luuletusi ja siis ma kirjutasin raamatuid ja see oli rohkem võib-olla enda jaoks suke loominguline väljaelamine ja tegemine. Et sa saad midagi luua, minu meelest on jumala äge, sa saad ise seda täpselt. Kirjutad raamatu valmis ja lõpuks selle trükis kätte saad oma kätte võtta, see on kätevärin on ikka päris mõnus on ju. Aga eks sellised kogukonna projektid on ja ma olen alati hästi aktiivne olnud. Mulle ei meeldi istuda käed rüppes ja vaadata, kui midagi kuskilt siin laguneb või seisab või see vingumine alati ei vii mitte kuskile. Tegutse. Ühest inimesest võib alata selline lumepall, et see asi läheb nagu mõnuga edasi. Sellest kasusaajaid on tegelikult palju. Eestvedajaid on meil ju tegelikult kogukondas väga palju, aga neid toetussüsteeme nendele, et sa haarad endagi sõbranna või pereliikme või õde tuleb appi on ju, et siis paneb selle asja ja käivitab päris suurelt. Ja siis ma Vatlas aitsin luua lastele mängutoa, mida nüüd kasutab Vatla noortetuba kasutab oma ruumideks. Seal on lastele tegevused, mänge asju on ju. Seal on väga äge noorsootöötaja ja Virtsu kolides siis täpselt samamoodi. Aitasin laste mängu väljaku luua, leidsin seal projektid, millesse kirjutada rahastusvõimalused ja nüüd siis Virtsu rannahoones täpselt samamoodi juhatuse liige ja aitan üritusi korraldada. Aga ma mõtlen, et kui sa seda mänguväljakut tegid, siis sa olid ka ikkagi ju Kaametis juba tööl, et siis sa tegid seda nagu ikkagi õhinapõhiselt nagu. Ja siuksed asjad mina ikka tõin tavaliselt, kas tööl pausil lõunaajast mingite meilide kirjuta, mingite asjade otsimine või tõesti peale tööd. Et meil kõigil on päevas olemas 24 tundi, aga see on su enda asi, kuidas sa seda 24 tundi ära kasutad. Et käid oma tööl ära ja sa pead oma ööune saama, mõni siin lõikab selle öötundide arvelt, no aga mina olen seda teinud. Aga samas on see, et
kui oskad kasutada oma aega positiivselt ja efektiivselt, siis saab kõik asjad tegelikult päevas tehtud. Kuidas see käib? Õpeta palun neile, kellel pole seda oskust, seda aja planeerimise oskust, sellepärast, et miks ma siin nii palju nagu urgitsen on see, et lisaks veel sellele, et siis oli tööl, tegelesid selle vabatahtliku projektiga, on ju, mänguväljaku loomisega, siis minu mäletamist mööda kirjutasid sa ka veel reklaame mingitele ettevõtetele, et nagu mismoodi on ju. Aga see ongi täpselt, loo endal ikkagi rutiin. Kui sa käid 8 tundi päevas, jah, kõigil on võib-olla, osadel ei ole niimoodi, et on võib-olla 10 tundi või 12 tundi, nendel on natuke raskem võib-olla seda niimoodi planeerida, aga lähed hommikul, käid tööl ära, tuled tagasi, kui sul on laps, sul on võimalik lapse kõrvalt mingeid asju teha, kui sul on hobi, kaasa oma laps sellesse hobisse on ju, ja kui sul on tõesti väga toetavad osapooled, on sul abikaasa, on sul lapse isa, on sul sõbranna, on sul ema, on sul vanemad, et siis kõik on läbirääkimiste küsimus. Ja niisuguste projektide kirjutamised asjad ka, ütleme, võtta see igast päevas see pool tundi, tund aega, selle asemel, et telefonis scrollida seal diivani peal õhtul on ju. Ja seda scrollimist võid sa teha ka tööl võib-olla selle oma lõuna ajal, kui samal ajal, kui sa sööd on ju. Aga koju jõudes kasuta see niisama tühja TikToki või Instagrami vaatamine hoopis millekskiks paremaks. See ka sõltub sellest tegelikult, kui mentaalne on su töö. Kui sul on mentaalselt raske töö või sa pead terve päev inimestega suhtlema, siis on võib-olla tõesti õhtul seda raskem seda momenti nagu tekitada enda jaoks, aga meelestus, ikkagi see meelestus on see päeva meelestus. Ja iga päev sa ei pea niikuinii seda tegema. Teed sa seda laupäeval 2 tundi, 3 tundi, teed sa seda iga õhtu pool tundi, tund aega on ju. Võta endale puhkus, vabatahtliku tööde asjadega on kohe kindlasti see, et pane paika see panus, mida sa suudad pakkuda. Ennast läbi põletada on täiesti mõttetu. See kõlab nii elutervelt, ennast läbi põletada on täiesti mõttetu, samas on see nii lihtsasti tehtav. Jah, olen tundnud seda tunnet. Et oled ikkagi ennast läbi põletanud? Ühe korra olen kindlasti, jah. Okay. Et mul läks aega ikkagi 3 kuud, et ennast sinna relsi peale tagasi saada kuidagi. Aga kuidas sa sinna tagasi said, nagu uuesti heasse kohta ja joonele, et kas sa lihtsalt andsid endale eelnevalt puhkust või mis sa tegid selle jaoks, et uuesti ennast joonele saada? Ma ei võtnudki pakkumisi vastu, mis iganes koostööpakkumised tulid, kas sa võiksid kirjutada mulle selle teksti, selle reklaami jaoks näiteks. Ei, ma ei tegele sellega praegu. Öeldakse ka seda, et kui sa kirjutamistööga tegeled, siis kulda sa ei tooda nii või 24/7 tundi. Et isegi kui suruks ennast sinna, siis sa ei jää rahule selle tulemusega. Tööl panustasin ka ainult tööle, koju jõudes ainult enda perele. Ma ei lugenud isegi raamatuid, ma lükkasin kõik siuksed teistmoodi mentaalsed tegevused lükkasin nagu kõrvale. Ja pigem leidski selle aja, et lähed jalutad, teed mida iganes. Lihtsalt on see, et kui keegi tuleb midagi su käest küsima ja siis tulebki see elutähtis moment, et sa ütled ei. Kui lihtne see on? Alguses on väga raske niimoodi öelda, sest sa oled harjunud ütlema, olgu jah, vaatame on ju. Ja nagu sa ütleb, olgu vaatame on ju, siis sa lood juba selle kuidagi kohuse tunde, et sa oled teisele andnud peaaegu sama sõrme on ju. Kui sa ütled nüüd jah, siis annad juba terve käeks. Aga jah, tuleb õppida ei ütlema. Endaga tuleb vaimselt tööd teha tegelikult, pidevalt. Iga inimene peaks tegelikult endaga tegema vaimselt pidevalt tööd. Mis see tähendab sinu jaoks? See tähendab erinevatel inimestel nii palju erinevaid asju, et mis see sinu jaoks tähendab? Õpi oma tundeid nagu tundma. See, kuidas sa käitud, kuidas sa välja ennast elad, kuidas su uni on, jälgi seda. Öeldakse, et võta see vihik, hakka kirjutama päeva emotsiooni üles, kuidas sul päev läks, kuidas ennast õhtul tunned on ju. Mina ei ole nagu kunagi niimoodi üles endal kirjutanud, aga ma olen täheldanud ikka seda. Kui mul on stressirikas aeg, ma magan väga kehvasti öösiti. Ja see ei tähenda seda, et ma üldse ei maga. Ma magan 2-3 tundi, siis korraks ärkad, magad edasi, korraks ärkad on ju. Samas tunned ikkagi ennast, kuigi sa oled maganud võib-olla see 6,5 tundi selle aja jooksul kokku, tunned ennast ikkagi hommikul väsinuna. Ja see annab kohe tunda ka teistes päevatoimetustes ju. Kui sul on suhtlus inimestega, kellega sul ei ole tegelikult mingit kasu sellest on ju. See on nõme öelda, jah, aga vaata üle enda inimesed enda ümber. Sest ka need inimesed mõjutavad sind nagu vaimselt on ju. Mõni inimene ongi siuke, et ta tuleb, see on see eluõpetaja. Sinu ellu tuleb inimene, kes sul õpetab midagi on ju. Ta võib sama hästi saat lahkuda või samas ta jääb. Et see vaimselt endaga tegelemine, enda ümbruse jälgimine, kõik see annab väga palju juurde inimesele.
kui lihtne sul sellele teele sattuda oli, selles mõttes nagu see enda nagu jälgimine on ju, või enda ümbruskonna jälgimine, et kas see käis peale seda läbipõlemist või on see sul kogu aeg olemas olnud see oskus nagu jälgida? Ei, ma ikkagi olen enamus ajast ennast proovinud nagu jälgida. Võib-olla lihtsalt see, et loominguline inimene näeb enda sisse hästi palju. Sa näed tegelikult oma emotsioone, tunned neid tundeid on ju, sa isegi oskad kohelda, et olen vihane täna selle pärast, et hommikul ei läinud tööl hästi. Ma olen õhtuks kuidagi väsinud tänu sellele, et ma tean, et mul oli telefonikõnesid väga palju, suhtlused väga palju. See on see väsimus, mentaalse väsimuse tunne, mitte füüsiline väsimus. Minu meelest on füüsiline väsimus on tunduvalt parem asi kui vaimne väsimus. Sa jääd kohe magama, sa magad sügavalt on ju, aga mentaalne väsimus on ikkagi siuke, hoiab siin kuidagi kogu aeg piiri peal. Kuidas sul tänasel päeval lood on? On asjad tasakaalus? Üks stressirikas aeg on siin möödas selle bürokraatiliste osadaga, aga nüüd ma tunnen tõesti ennast väga hästi. Stressilangus on, see on tuntav. Ma tunnen ennast kohe teistmoodi. Jah, et see nagu, öeldakse küll, et see kivi langeb südamalt on ju. Aga kehaliselt tunned ka, et sa oled tunduvalt lõdvem on ju. Ja siuke mugavam on olla. Ka vabam. Kevad ja vabam on ju. Korraks peatan meie raamatut, et selles mõttes, et me oleme võrdlemisi sarnast žanri viljelenud ja aeg-ajalt ma küll nagu tunnen, et issand jumal, et nagu naisterahvas siin nii julgelt nagu mingeid asju kirjeldab ja kirjutab on ju. Kuidas sul selle teemaga lood on? On sul mingil hetkel olnud ka nagu enda sees see küsimus, et issand, miks ma niimoodi nagu kirjutasin sellel teemal nii või nii? Ei ole. Ma arvan, et see peab olema täiesti see, et sinu julgus on julgus teha. Et kui tõesti naisterahvas kirjutab ja paljud naisterahvad kirjutavad näiteks erootikast on ju. Me hakkasime oma teoseid looma ka samal hetkel, kui E.L. James tuli selle 50 varjundiga välja. See andis väga paljudele inspiratsiooni. Mina nägin seda enda jaoks pigem sukeste piiride purustamist, et selge, proovime, katsetame. Ja kui paned müüki siis, ja promod on ju, miks häbi tunda? See on sinu looming, see on sinu mõtted, sinu ideed ja sa lähed kaasa, me läksime kaasa selle sama brändi ja selle sama temaatikaga, mis maailmas nii hirmsasti juba neid kirgesi küttis on ju. Et minu meelest on see nii äge, et kui naisterahvad suudavad ületada mingit piire. Mitte sellest, et ma mingi hull feminist olen, aga inimesel ja naisterahval ja ka tegelikult kõigil peab olema julgus purustada piire, mitte lihtsalt sellepärast, et näidata, et kes ma olen, vaid see, et kuidas ennast väljendada võimalikult motiveerivalt ka teistele. Eks emadena me tunneme ju täpselt seda, vaatad oma tütart, ma ütlesin, et ma loon eeskujuga talle. Julge, tegus, me vaatame, mida uut õppida. Emad kasvatavad ikka oma lapsi ju selleks, et nendel oleks tulevikus ju lihtsam edasi minna. Iseseivust luua. Ka isad teevad seda lastele, aga emad teevad seda kuidagi teistmoodi. Et öeldaks küll, et naisterahvas suudab teha 9 asja korraga ja samas mõelda juba järgmise aasta sünnipäevadel ka. Aga tegelikult see on see õige. Sa mõtled kogu aeg sammuke ette. Eile lugesin just ühte postitust, kus oli kirjas, et lisaks emaks saamisega areneb naisel välja ka süütunne. Just see sama nagu, et on kellegi ees vastutus ja kogu aeg nagu see tiksub kuklas, et kas ma teen kõik õigesti lapse kasvatamisel nii-öelda. No jah, on täiesti paratamatus minu meelest. No siis ongi see, siis mõtlen mina enda peas, et oida, kas see on ikkagi okei, kas nii on okei, kas see eeskuju on okei, mõtlemata sellele, et just julgeda nagu eristuda ja erineda on ju, et see ongi see kõige ägedam eeskuju üldse. Jaa, aga sina oled vanem oma lapsele. Sina kasvatad teda täpselt nii nagu, mõni kasvatab täpselt nii nagu teda kasvatati. Samas ongi see, et sa näed lapse pealt, mida ta tegelikult vajab, mida talle anda, mida mitte anda, mida keelata, mida utsitada tagant. Lastega on täpselt samamoodi igasugustesse ringidesse panemine. Kui sa näed, et ta juba väiksest peale joonistab hästi ja ta tunneb ise huvi selle peale, et ma tahan minna sinna kunstiringi, siis muidugi pane. Aga näiteks tean palju lapsevanemaid, kes näiteks ütles, et mina lapsena ei saanud käia muusikakoolis.
õppida klaverit on ju, nüüd mul on tütar, nüüd ma paneks ta klaverit õppima. Aga talle võib-olla ei meeldi, see ei lähe üldse tema iseloomu ja asjadega kokku, tal ei ole seda püsivust, et seda teha. Tal ei ole seda loomingust meelt, tal ei ole võib-olla visuaalset või kuulmismälu on ju. Sellised asjad lapsevanem peab ikkagi nagu vaatama oma last tõsiselt, mida ta tahab, mida ta vajab, mida keelad, mida annad. Mitte nagu ei hakka enda unistusi realiseerima läbi lapse. On ka seda võimagi teha, aga sa pead ikkagi arvestama lapse soovide ja laste vajadusega ikka. Aga tulles nüüd tagasi Werderholmi juurde, mis sa nüüd siis seal teinud oled lisaks sellele bürokraatiale ja paberimajandusele, et mis üritused tehtud on, mis on sellised nagu, mis on nagu välja paistnud asjad? Üle-eelmine aasta, kui ma veel sellel arendusjuhi või projektijuhi kohal ei töötanud, kuna ma olen oma piirkonna ja ka Virtsu selle piirkonna siseturvalisuse nii-öelda eestvedaja, vabakutseline. Siis meie kohalik Lihula päästekomando meeskonna pealik ja minu isa ja meie firma siis ka ametijuht tegime sellise kokkuleppe, et kasutame seda ala ka näiteks õppusharjutuste korraldamiseks. Kuna seal on tänavad, seal on hooned, ta on tööstuslikult hoonestatud, siis on võimalik luua seal kujutatavat linnapilti. Ehk 2 maakonna päästjad Haapsalust kuni Pärnuni välja tulid kohale, ka vabatahtlikud ja harjutasid siis suure tööstuspiirkonna põlengu kustutamist. Kuidas veeliine vedada, kuidas sidet kasutada seal. Oli ka väga hästi oli näha, et merest ei ole nii lihtne vett võtta ikkagi. Kuigi see on kohe kõrval. Kuigi see on kohe kõrval, kui vesi on madal, siis ta esimese hooga tõmbabki võib-olla sinna puru ette on ju, ja veesurve kaobki ära, et tuleb puhastada tihti. Siis me oleme korraldanud siin Airsofti mänge. Laukna Airsofti meeskond võttis kevadel ühendust, eelmine sügis juba tegelikult ühendust, et korraldada sellised mänge. Samamoodi linnapilt, hoonestatud, aktiivset tegevust seal ei ole on ju, me hakkame kohe ehitama, kohe võimalik kasutada, meeste rahvastele väga äge kogemus. Oleme korraldanud Werderholmis festivale, muusikafestivale. Sellel aastal kahjuks vist festivale ei toimu, andsin korraldusõiguse, andsime MTÜ-ga üle. Ja nüüd tuleb stand-up, Jan Uuspõld tuleb 27. juuni. Kuhu ta tuleb? Rannahoonesse, Virtsu rannahoonesse. Meil on väga äge kokkulepe, et tehakse show odavama piletihinnaga kui mujal, sest me üritame enda poolt ka nii palju anda siis MTÜ ja kogukonna poolt, et oleks inimestele kultuur lähemal ja võimalusel odavam. Me katame rendikulu, hoone rendikulu siis. Ja selle võrra siis saab kohalik saab või kes kaugemalt tuleb, saab pileti, saab odavamalt. Issand, kui huvitav lähenem. Ma pole elu sees kuulnud, et keegi sellist asja teeks. Meie eesmärk on ikkagi tuua inimese kultuur lähemale. Ja kui me suudame sellesse ise ka midagi panustada, samas kasutatakse rannahoonet, mis eesmärk on, et ta peab olema kogukonnale kätte saadav on ju. Siis me tuleme soovidele vastu, tuleme ise mingite koostööpakkumistega välja on ju. Et arvestada, mis toimub Eesti riigis, me näeme kõik, et asjad lähevad kallimaks, üha vähem nauditakse kultuuri, sest see piletikulu, mida sa kulutad, et on küllaltki inimese jaoks tegelikult juba kallis on ju, vaatad neid kütusehindu, vaatad elektriarveid, igasugused muud kulud, toit on ju ikkagi kallis poes on ju, ja, aga samas tahaks ju meelelahutust, tahaks mingit tegevust, tahaks nautida lihtsalt vaba aega. Virtsu rannahoone on 20 meetrit meres, sul on päikseloojangu vaade Virtsu sadamale, praami liiklusele, lindudele, meil on 2 luigevaari lasevad praegu seal põhimõtteliselt iga päev niimoodi vaikselt ranna ääres, et ilus vaade ja kõik on olemas, et tule naudi kultuuri. Kunas see Jan Uuspõllu show tuleb teile, tead sa mulle niimoodi puusalt ja peast öelda ka või? 27. juuni kell 7. Aga see vabatahtlikuna nüüd panustamine turvalisusesse, mis see tähendab? Siin on perekonna süünad. Isa on päästes vahetuse vanem, eks ta on meile seda sama juttu siin enda kaitseks ja kodukaitseks ja kõik need meile siia pea sisse ära tampinud selle. No, kuna ta on selline minu jaoks huvitav tegevus, siseturvalisuse arendamine. Või siis vaatame ikkagi enda vaatepunktis ka, et teed asju niimoodi, et kaitsed ennast, kaitsed oma vara, kaitsed oma lapsi. Ja eelmine aasta meil oli väga vahva. Pärnumaa kodukant tuli korraldas Virtsus juubeli aasta siseturvalisuse mängud, kus ikkagi võistkondadel oli väga äge õppida, kuidas päästeauto peal pannkooke tehakse ja raudtee ohutuse suhtes, et mis juhtub jalgrattaga, kui see jääb rongi alla. Ja politsei käis näitas Üllar Kütt ja Liina Käsitöö näitasid, mida täiskasvanud inimene võib omada, mida mitte. See tehti kõik mänguks. Nii et inimene õppis samas
ja samas see oli huvitav ja põnev on ju. Ja meil on Verderholmi suur veetorn, kus pääste käis eelmine aasta õppimas langemist. Mis see tähendab? Seda nööriga lastakse ennast kuskil tulevalt alla. Nüüd ma pean hätta, mis see tegelikult see termin on seal. No aga ma usun, et harjutusi ikkagi käisid harjutusi tegemas. Inimesed saavad aru sellest piltkust ja ma jäin mõtlema, ma olen sul käinud seal Verderholmi territooriumil, mulle tuli üldse ette see veetorn, kus kohas see seal on? Meil on see suur korsten, see võtab selle tähelepanu kõike endale seal. Et see meie maavärk on jah, kõik vaatavad alati seda suurt telliskivi korsten, mitte seda veetorni seal. No sellepärast me ei märganudki. Ja siis mis tegevused veel? Üritame teha selliseid rohkem vaba ajaga seotud tegevusi. Et Verderholmi 800-meetrine rannapromenaad on nüüd põhimõtteliselt valmis, me panime sinna pingid äärde ja mul on väga hea meel, enne aasta juba rahvas väga hoolsasti kasutas seda. Et isegi kui sa oled ise kuskil vahepeal ära, siis nädala lõpus käid neid prügikaste seal ühendamas, sa näed, kui palju rahvas tegelikult sealt läbi käib. Eelmine suvi oli väga palju näiteks sakslasi, hispaanlasi. Tulevad autodega kuskil teiselt poolt Euroopa otsast ja nendel on see tuleb peatusmoment ja niimoodi satuvad teile sinna? Ja on tõesti sattunud jah, hispaanlased eelmine aasta tõesti üllatasid mind seal. Et me tulime vaatama, et me hakkame siin Saaremaale minema, aga vaatasime, et väga huvitav siuke koht kohe julgenud nagu sisse keerata, aga tulid ja vaatasid ja jäidki sinna. Osad käivad ikkagi Haagis suvilastega. Ütlen, et parkiga lihtsalt ära ja ärge endast prügi maha jätke, aga käige jalutamas ja vaadake ja te saate tegelikult ujuma seal minna. Kus see ujumise koht on? Erilist kohta ei olegi, vesi on igal pool, leia see koht, kus ujuma minna. Kus kost sisse saab minna? Sadamast, seal on süvendatud koht ja meil on 3 kai kohaga sadam. Okay. Et sealt saab vette minna ja slipi koht on ka tegelikult olemas. Sadam ootab ka arendajat. Aga see siseturvalisus, et kas see nagu ennegi väljendubki siis selles, et pakkuda kogukonnale tegevusi, võimalusi ja selleks, et läbi selle siis nagu hoida seda ühist mentaliteeti, et me hoiame enda kodukorda ja kodukohta? Ja minu eesmärk on ka päästele pakkuda seda võimalust, sest kui palju neid kohti Eestis tegelikult on, kus sa saaksid reaalselt harjutada mingi, öeldakse harjutamine teeb meistriks. Harjutamine valmistab neid ette olukorraks, mida on vaja likvideerida. Eks Pärnus on ka tehtud see suur makrofleksi tehasest, tehti kunagi see keemia õppus on ju. Et selliseid kohti, kus nüüd reaalseks saaks teha ja lasedki vett on ju. Sa Pärnu linnas sa ei lähe ju tootmisoonel vett peale laskma või kuskil õue peal on ju. Meil tuled vabad lased vett. Katsetad ära redelautod, kõik katsetati ära ja kui kõrgele tõsta, kui kaugele saab pritsida ja sa ikkagi annad selle võimaluse näha ka kogukonnale, et meie hoolime on ju. Me aitame kaasa sellele, sa tead, et asjad toimivad, kui meil midagi juhtub, siis tullakse ja tehakse on ju. Ja reageerimise kiiruse mõistes ju ka katsetada. Lähim päästekomando meil on Lihulas. Kui pikk vahemaa see on? 21 kilomeetrit. Vabatahtlikud on natuke lähemal, aga samas ikkagi, et pead tundma ennast ka ohutuna. Virtsu väike saar, 2 tammiga mandri küljes kinni, 2 bensiinijaama ja suur sadam on ju. Et see ohufaktor on kõrge tegelikult. Me oleme teinud siin Raivo Lumistega tegime läbi selle Virtsu nii-öelda ohukaardistamise on ju. Et ikkagi kuidas on väikse saare peal 2 tanklat veel on ja kuluvad mõlemad ära. Me oleme selle strateegiliselt ikka väga heas sõlmpunktis siin. Mõnikord ma vaatan, kus järjekord on nii pikad, et ma ei hakka ise tankima enam minema. Et lukku või seal Jetoilis on meeletu järjekord ja Alexesalas on meeletu järjekord, et ikkagi 3. tanklat vist oleks Virtsusse ka tarvis, et siis mahuvad kõik tankima ära. Võib-olla kuulsin valesti ja võib-olla ma lihtsalt nüüd vajan siinkohal natukene abi enda teadmiste täpsustamisel. Sa ütlesid just, kui Virtsu on saar. Tegelikult Virtsu on saar. Kuda moodi? Täitsa mandri küljes kinni ju. On 2 tammiga mandri küljes kinni jah. Nii-öelda poolsaare või saare moodi on ikkagi tuleb sellest vanast ajast. Et kui neid tamme ei on, siis muud moodi ega see Virtsusse ei saanudki. See muinasaeg on minu jaoks nagu vaatad vanu kaarte, siis ei saagi täpselt aru, et kas seal on see luht või ei ole, kas sealt sai vankri üle või ei saanud on ju. Aga Virtsusse sõidad siis ikkagi esimese hoogaga, enne kui tuulikud hakkad paistma, sa sõidad nii-öelda üle väikse tammi on ju. Teine tamm on seal raudte tänava pool või tammitee ehk see vana Virtsu raudtee, mis läks Virtsust Raplasse. Et see on see teine sõlmega, mis ta mandri küljes kinni on. Ja kui see
kooli teema, koolireformi teema oli siis ikka igal pool oli ju ajakirjanduses see, et lõikame tammid läbi ja siis tõmbame nööridega vitsu sealt vaata Muhu poole. Mul on küll hea meel, et ei tehtud seda. Ma ikka üritaks ka meid hoida seda sama koha peal. Aga Verderholmiga veel nii palju, et kui te nüüd ikkagi ju teete selle piirkonna ikkagi elamispiirkonnaks ja tootmispiirkonnaks, et mismoodi sellisel juhul siis saab veel pakkuda neid, ma ei tea, päästeõppuse võimalusi? Eks mingi hetk kaob see võimalus siiski ära, on ju. Aga seni, kui on võimalik kasutada seda selle hüveks, seni me seda võimalust ka kasutame. Loodame, et ka pääste sellest võimalikult palju õpib. Ja kui see hakkab arenema, meil on taristuprojektis on suured pääste tuletõrje veepaagid ja hüdrandid lähevad sinna mööda tänavaid, nii et eks me lahendame selle nii, nagu Päästeamet ka meilt nõudis. Ja kui on tarvidus kunagi tulevikus sükest õppusharjutust läbi viia, eks me selle võimaluse sealt ka kindlasti leiame. Aga samas siis me peame juba arvestama tunduvalt rohkemate osapooltega kui iseendaga, on ju. Et ärikruntide ära müümine ja kui inimesed valivad sinna elamukruntide peale, on ju. Avalik osa sinna jääb kindlasti, teed ja tänavad, on ju. Seni, kuni see veel võimalik on, seda võimalust kasutame. Kuidas sina näed, mis hetkel on see Verderholmi piirkond nagu täielikult valmis, kõik kodukesed peal ja ärihooned ja mis on teie nagu see siht? Ma loodan, kui nüüd ei tule mingid takistusi ja me liigume ikkagi samas selles tempos edasi, nagu me loodame minna, siis ma arvan, et aastaks 2030-2035 peaks see täisvõimsusel juba töötama. Kõik sõltub sellest, mis Eestis toimub, kõik sõltub sellest, kuidas meie piirkonnas läheb. Aga ma näen iga päev vaeva selle nimel, et me suudaks ennast võimalikult kiiresti nüüd siit tuhast tõsta. Ja teeme reklaami selle jaoks, et meie elamukrundid ja ärikrundid on ja ma otsin aktiivselt neid osapooli, et kes sobiks just sinna piirkonda toimetama. Ma ei ütle ära küll sellele nii-öelda mingi mis tahes tööstusega tegelevale ettevõttele, aga prooviks kuidagi sobitada nad seal kõik oma vahel kokku. Et peame ennast liitma veetaristuga. Siena ma vähemalt lubasin, et pähkleid pesema ei hakka igatahes. Pähkleid pesema ei hakka? Öeldakse, kui see on ilmatuma suur veetarbimine kuskilt, et siis pestakse pähkleid. Aga keda siis praegu potentsiaalselt otsite sinna äripindadele nii-öelda? Kuna me oleme ka vana kalatööstus, siis põhisilmajääjad on ikkagi need, kes mingi merendusteemadega tegelevad, aga ei ütle ära ka teistele. Kõige tähtsam on see, et Virtsu oli kunagi hästi suur ja aktiivne tootmispiirkond. Seda näitab ka see, kui palju kortermaju ehitati, tookord selle juba ühe tehase jaoks on ju, et prooviks selle sama aktiivselt tööle panna. Et tuua tööandjaid inimestele lähemale, mitte see, et maainimene peab hakkama linna kolima, sellepärast, et ainult tööandjad on seal. Mitmekesistame siis. Küll kõik sõbralikud oma vahel läbi saavad. No sul on ka vahepeal olnud ju mõtet, et äkki peaks mujale minema või pole üldse olnud seda mõtet? On ikka olnud jah. Aga see ongi võib-olla see miski, ma ei ütle, et ei paku huvi või väljakutseid, aga samas tekib selliseid võimalusi. Et mul on siin tihti pakutud uusi töökohti, aga samas ma olen ikkagi öelnud ei, et ma ei tule ennem, kui see asi on valmis. Ma tule ennem, kui ma olen jõudnud selle tehtud. Ja eks kui laps ka lõpetab algkooli, eks siis tuleb täpselt samamoodi vaadata, kus suunas liigud, kas jääda sinna ja panna laps järgmisesse gümnaasiumi või tõesti on selleks hetkeks juba meil ka arenduses nii palju tehtud, et ma jäängi ainult oma läpaka taha toksima, on ju, siis vahet ei ole, kus sa tegelikult paikned on. Kui sul auto on olemas, siis ütleme pool tundi, 3 tundi, 10 minuti sõitu on ju täiesti teostatav. Mulle tundub, et sul on ikkagi see koht nii nagu sinu sisse kasvanud, või sa oled nagu nii läbi põimunud selle kohaga või mulle nagu lihtsalt näib niimoodi. Sest kui ma sul külas käisin, me jalutasime seal Verderholmi piirkonnas, et siis see ei olnud nagu sinu poolt selline, teeme selle projekti ära ja saame nagu kaelast ära, vaid see oli nagu mingi tõsine suur südamesoov see päriselt tööle saada. No muidugi. Ma ei tee oma elus asju, millel ma ei näe ju mingit tulemust. Ma üritan teha nagu alati oma tööd ka vastutustundlikult, pühendumusega, sellepärast, et see on ju minu töö. Mina saan sellest palka. Selle palga eest ma maksan oma makse ja mulle ei meeldi, kui tehakse niimoodi asju üle käe. Teeme kuidagi ära sellepärast, et siis nad lihtsalt tehtud on ju. Et see linnuga jälle sinna kasti. Aga miks? Võib-olla läheb kehvasti, siis tuleb ümber teha.
kui sa tee korralikult, siis läheb võib-olla kallimaks, sest sa pead uuesti tegema. Et miks raisata samas ka ressurssi on ju, et teeme targad otsused, kui läheb selle otsuste tegemiseks natuke kauem aega, selge, läheb. Tegelikult ongi hästi tehtud asi, kestabki kaua. Ja kui sa lähed valinud enda jaoks ka, nagu praegu arendusega on, head spetsialistid, koostööpartnerid, head osapooled, siis on selliseid asju lihtsam teha. Siis ei ole lihtsalt, et teeme ära. Sest isegi toopel, kui ma käisin, siis sul oli veel kellegagi kokku lepitud mingi uste teema või ma ei tea, siis sa olid seal kogu aeg nagu olemas ja kättesaadav ja nagu hästi selline nagu täiega sees. No ma pean olema ka ju vastutulelik. Näiteks ka kruntide näitamisega. See erainimene, kes tahab näha seda kohta, tema ainuke vaba aeg on võib-olla nädalavahetusel. Selge, lepime kokku. Ma võtan ka selle laupäeva, siis need tunnid saad vabaks on juba tegemistest ära. Ma ei lähe siis too päev linna, et ma olengi nagu kohal on ju. See käib asja juurde lõpuks ikkagi. Omavaheline vastutulelikkus. Kui palju sa selles piirkonnas ise niimoodi jalutad seal promenaadil, et just nagu selle mõttega, et issand, kui äge, et ma olen siin osaline olnud või kui palju sul on juba see, et issand jumal, et ma olen nii palju tööd selle nimel teinud, ma ei taha nähagi enam seda. Ei, minu jaoks ikka, me käime üle päeva või praegu käime tegelikult pea iga päev 3 kilomeetrit niikuinii jalutamas, et see on kontorinimene teab, et see sul on vaja seda liikumisaega. Ja seal meil jääb mingid päevad vahelt ära, kui tõesti nagu jube kohutav ilm ja Virtsus on ja sa oled otse mere ääres seal, et kui meeletu tuul, tõesti ei lähe, sest hirm on nagu haigeks jääda, sa ei taha haigeks jääda. Aga ei, me käime ikka küllaltki tihti. Niisama istume seal, vaata merd ja lastele meeldib käia kive loopida merre ja need pisikesed ilulilusid teha. Ei ole sellist vastikut tunnet, et ma olin terve päev täna siin ja õhtu tagasi. Ei, naudime ikkagi seda aega, kui sa kuskile saad. Mere ääres on tunduvalt etem näiteks istuda, kui lihtsalt kuskil metsa vahel jalutada. Ma mõtlen, et ikkagi selline mingi ehitusliku projekti vedamine, see tundub justkui niivõrd selline, justkui nagu nii meeste töö vaata. Ja siis tuleb üks sõbruke Anni, kes lihtsalt nagu sihikindlusega, järjepidevusega lihtsalt teeb. Ja, aga ma olen ka pidanud selle protsessi juures jube palju õppima juurde. Et mõnikord ongi lihtsalt loed seadusi. Kas see ikka nii, siis tead mingid tuttavad helistad, kuule, sul on selle juriidikaga need natuke vähe soojemad suhted, et kas sa täpsustaksid mulle seda on ju. Jah, see võtab aega, see võtab harjumusi, me kõik teeme vigu, ka mina olen vigu teinud, aga kohe proovin ta hästi kiiresti ära parandada. Aga ei, ma tunnen, et minus on seda jaksu midagi vedada. Et võib-olla tõesti ma ei jõua sul mingi meili saada mulle. Sama päev vastata, järgmine päev, ülejärgmine päev, kohe kindlasti me võtame selle asja ettega. Ei unusta sind ära, tegeleme. Aga sinult see reklaamide kirjutamise pool, kas see praegu on nagu niimoodi rahulikumalt, et palju sa üldse neid asju jõuad teha, neid tellimustöid mööda? See on ikkagi tunduvalt rahulikumaks. Ma vaatan selle järgi ka, et kui palju mul endal seda põhitöökohas on seda mentaalset, selle bürokraatia osa on ja see väsitabki sind lõpuks vaimselt õhtuks ära ja siis kui istud maha ja siis peaksid tegema õhtul kella 6 veel arvuti lahti, et see 15 minutit midagi teha. See on väga hea, et seda väga tihti ei ole. Eelmine aasta see oli siin seda oma jagu, sel aastal ma üritan seda hoida pigem vähem. Ma saan ise kontrollida, ma ei ole ametlikkuse koha peal vabakutselisena. Seda tööd teha, sul on võimalus öelda jah või ei. Kuidas sa üldse sattusid kirjutama reklaame või kuidas üldse said selle esmase kontakti või mis see täpsemalt tähendab? See oli 2017 või 2016 äkki kunagine kooliõde Kullamaa koolist helistas üks päev küsis, et kuule, ma mäletan, et sa kirjutasid mingeid asju ja võib-olla tegid mingi hästi, et kas oleksid nõus meie firmale tegema mingit alltööd. Ja ei ole siin väga palju vaja teinud, aga proovime siis. Sealt tuli tööd, sain hakkama isegi. Siis võttis minuga ühendust nende koostööpartner Lätist, et sa meile ennem tegid, kas sa oleksid nõus meile tegema nagu edasi. Sind selge, teeme, sain hakkama. Vabakutseliste portaalis panin üks hetk ka üles selle pakkumise, et kui lapsega kodus istusin, et lisateenistust ja niikuinii ju pead selle aasta lõpus deklareerima. Et pakkusin sealt ja siis leidis üks Eesti firma mind üles ja siis leidis teine Soome firma mind üles. Aga eks jah. Aga nüüd ma ikka valin, mida ma teen või mida ma ei tee.
no see on loomulik, et kui nagu sa ütlesidki, et kui sul on ikkagi päev otsa mingit bürokraatiat ja mõnda asja pead veel ise nagu juurde õppima, sest aru ei saa, mis see nagu täpselt on ja siis no ei ole tuhhi enam õhtul hakata nüüd hirmsasti loomingul lennelda laskma. ja kui su käest veel küsitakse, et kuule, kas sa oled nõus tegema, siis põhimõtteliselt jah, jõuaks reedeks midagi. Aga võib-olla juhtub neljapäeval midagi. Sa oled nii väsinud, et sa kustud võib-olla kell 5 diivani peal ära, mis siis saab? Ja tuleb kindlasti läbi mõelda, kas sa jaksad või ei jaksa. Aga mis portaal see on, kuhu sa selle info üles riputasid, võib-olla keegi kuulajatest praegu tahaks kinni haarata võimalusest ja ka... Fiverr on selline koht. Fiverr? Jah, Fiverr peaks olema minu meelest üldse Iisraeli firma, aga ta on hästi rahvusvaheline ja sealt tõesti väga palju inimesed leiavad endale mingid töötegijaid või sina leiad endale kliente. Põhimõtteliselt inglise keeles, aga inglise keelt jagad vähemalt natukenegi, siis saab hakkama. Ma mõtlema selle kõige taustale, et see on päris palju olnud, sa tõid välja, et näed, et tegin neile tööd ja sain hakkama, siis juba pöördus teine ettevõte, sain hakkama, et sükseid nagu eduelamusi just kui on palju, et kui palju see eduelamuste kogemine mõjutab järgmiste sihtide seadmist? Eks ta kindlasti mõjutab, aga samas tekitab nagu hirmu ka. Nendega sain veel hakkama või võtta, mis sealt, kui nüüd mida mitmekesisemaks asi läheb, seda suuremaks kasvab ka tegelikult hirm. Oi, mis sealt järgmiseks tuleb. Nende asjadega sain veel hakkama, olgu, läks aega, sättisid sealt, on ju. Aga sa õpid, niimoodi sa õpidki. Et ära ütle kohe, ei, proovime. Kui võimalik kuskil teha mingi proovitöö näiteks. Et ma teen sulle asja valmis, vaata, kas sul niimoodi sobib. Ma teen nii hästi, kui see sulle ei sobi, siis pead võib-olla kahjuks lihtsalt leidma endale kellegi teise on ju. Aga ja sellised asjad teegi, sa ei pea selle eest raha küsima. Seepärast, et kui nendele sobis, nad on väga rahul on ju. Sina jäädki nendele meelde. Regina tegi, see eelmine tegi väga hästi. Sama kord, nüüd on jälle vaja teha on ju. Siis helistame Reginale kohe. See loob seda sulle võimalust. Ja see tekitab tegelikult võrgustikus ümber. Kui sa teed mingile autofirmale mingid artiklid on ju. Sul on mingid infot vaja, tead seda kontakti sealt meesterahvas, naisterahvas on. Tere, olen see, mäletategi et kuule, mina aitasin teile kaasa, kas aitaksid mind seekord näiteks või? See võrgustiku loomine enda ümber on väga tore. Minu käest küsiti eile, et kas on ka kedagi, keda sa ei tunne? Ju ikka on ju. Aga sa teed 2 hästi kihvti märksõna praegu siia lõpetuseks veel välja koostöö või võrgustik ja koostöö ja siis vähemalt proovi, mis iganes asi, vähemalt proovi, ega teisiti ei saagi ju teada. Täpselt. Ma ei proovinud ja vaata ei kogenudki enne. Tõesti, see on kihvt mõte, millega kokku võtta seda jutuajamist, et proovi, et siis vähemalt nagu saad teada. Aga enne veel, kui ilusad päeva siin soovime Verderholmis, tulete meelde järgmine põhjus, miks teile külla tulla Virtsu rannahoonesse, kunas see järgmine põhjus nüüd oli? Järgmine avalik pidustus. Meil on siin eraüritusi vahel, aga järgmine avaüritus on hetkel Jan Uuspõld, 27. juuni kell 7 ja pilet on 20 €. Pileti levist osta, siis ärge pahandage, teenustasu tuleb 1,90 juurde sinna. No selge, kuule, sellega võtame kokku, aitäh sulle Anni mõnusa jutuajamise eest, inspiratsiooni puhangu eest ja siis ei olegi muud kui, et loodetavasti hiljemalt 9 aasta pärast on Verderholmi piirkond täitsa valmis. Väga loodame ja aitäh, et kutsusid mind.